ma olen päris pikki aastaid olnud ühes sellises pankrotiklubis, pankrotisõprade klubis, kus on väga erinevad inimesed, aga kus on ka väga hulk ameeriklasi, keda ma väga austan selles valdkonnas, see on nagu nende niisugune, see filosoofia on ka hoopis teine. Ja kunagi nad pidasid ette, mul on meeles, et see oli 10 tuntud inimest, kes on pärast elus väga, aga kes on alustanud läbi pankroti menetluse ikkagi sellega, on põhja läinud täiesti. Minu meelest oli Henry Ford seal hulgas, et see ei ole mingi näitaja, et inimene võib korra elus õnnestuda võib-olla ka 2 korda. See tähendab, just peakski olema, et me ei nivelleeri teda ära. See on see hirm, mida me siin Eestis ka näen tegelikult, et me üritame nagu inimese välja lüüa, et elust, siis me talle kunagi teist võimalust ei anda. No meil on ju teada niisugused sellised staarvõlgnik, eks ole, on muidugi sellised nagu ongi nagu petturid, eks ole, korjavad raha kokku ja seda kunagi ära ei maksa, see on omaette rida seal, eks ole. Aga inimesed, kes üritavad ühe ideega, teise ideega, võib-olla 3. idee ikkagi kannab, eks ole, samade iduettevõtjate, muidugi seal on ka varjukülg, eks ole, olemas, et seal võib ka teistpidi, ma nagu tajun ka seda, et kui see võõrast raha on nii palju, et ma suhtun sellesse ka võib-olla mitte piisava vastutustundega, et ma löön seda pilti nagu laiaks, et siis kui saab otsad, et küll annavad juurde, eks ole. Et siis ma nagu võib-olla ka nagu teise äärmusse kaldun, et ma nagu liiga nagu vabalt nagu käin ringi selle võõra ressursiga. Aga ma arvan, et neid võimalusi tuleb inimestele ikka tagada, et ei ole niimoodi, et nüüd, kui see on et me üldse ei luba finantseerida neid riskiprojekte, siis teine asi on see võlgnike register, ma arvan, on niigi hea asi, selle ettepaneku me tegime, et see on palju selleks olemas, see on küsimus selle keelus, küsimus on selles, et see informatsioon on sel juhul olemas krediidiandjatele, et nad teistest võlgadest oleksid teadlikud ja nad teavad siis, mina ei keelaks neid mitte laenu inimestele anda, aga nad peavad teadma, et kui nad annavad laenu, et siis nad võtavad endale ka selle riski, et kui ta tagasi ei maksa, et siis nad ei saagi tagasi, ongi kõik need ja ei ole midagi nutta pärast seal taga seal kohtus, kus see võlg on siis nüüd, eks ole. Et tuleb ka sellega arvestada, et selles mõttes, aga põhiline see, et see info oleks olemas. See määrab intressimäära. See määrab intressimäära selle inimese jaoks ja ütleme, on ka riike, kus mina olen aru saanud, kus näiteks kui inimene läbi pankroti käinud. Ma olen ka siin meie pankadele küsinud ja ma olen vastust saanud tegelikult, et kui inimene on läinud põhja oma projektiga teie juures, ta läbi pankroti, ei ole raha tagasi saanud ja nüüd ta tuleb uuesti uksest sisse, eks ole, et ütleb, mul on üks uus hea mõte. Et kas te saadate talle, eks ole, pikalt minema sealt või annate talle uue võimaluse seal. Et siis oli seal nagu ebalevad vastused olid, eks ole, aga et on ka riik, kus ma aru saanud, et mingi perioodi jälle tuleb ta sealt nimekirjast maha tõmmata, talle tuleb uus võimalus anda, et see ei ole niimoodi, et ma lihtsalt ei taha sind näha ja ma ei anna sulle raha lihtsalt rohkem, sa oled mind korra petnud, eks ole, nii-öelda laias mõttes petnud, et eks see on nagu mitme otsaga asi siin, et lõpuks peab keegi see inimene ja mida ma näen siin ka, ütleme võlgadega, palju elatisvõlglastega on siin kokkupuuteid olnud, see on tohutu riiklik selline eriline kurjategijate nagu kamp, kellega tuleb nagu võidelda. Seda ma näen, mida ma näen tegelikult rääkides seal nende inimestega, inimestega endiga võib-olla rohkem täituritega. Et seal hakkab selline asi, et ükskõik mis võlgadega toimib ju mingi teatud selline asi. Et kui see võlg on nagu mõistlikkuse piires, inimesel on motivaator teenida veel, eks ole, et ta üritab seda maksta. Mingil hetkel, kui ta näeb, see võlg läheb nii suureks, et ta ei suuda seda paremal juhul enam teenindada, siis ta lööb üldse käega. Ta ei maksa üldse mitte midagi, eks ole, isegi seda poolt raha, tal ei ole ka võimalust, et ta maksaks ainult poolt raha, eks ole. Ta rohkem ei saa, siis me hakkame teda pitsitama igatepidi, siis ta hakkab mustalt teenima, lõpuks ta läheb siit Eestist üldse minema, ütleme, kuigi ta võiks meie SKP-sse võib-olla midagi lisada, ta läheb mujale. Ta elu on rikutud, meie riigist ta midagi ei võida või ta jääb hoopis meie sotsiaalhoolekandele kanda. Et meil nagu ei ole seda nagu suhtumist, et me võiks nagu vaadata, et mida me talt siis saame ja anname talle üle nagu võimaluse siis nagu teistmoodi minna peale. See on see, millega mina siin võidelnud olen selle suhtumisega, et võlglastesse mitte, et tuleb nagu vaadata ikkagi, et mis see põhjus siis on seal. Et mitte niimoodi, et kuule, et ei võiks sulle kaigast, eks ole. Et nii nagu paljud suhtuvad.